Sellel nädalal toimus lisaõppekogunemine OKAS 24-1, kuhu kutsuti mereväe rannikukaitse divisjoni väekaitsekompanii reservväelased. Selle raames harjutasid reservväelased, ajateenijad ja tegevväelased lahingvalmiduse saavutamist ning esmase lahingülesande täitmist. Üldse saamise ajal olin videoloengus ja seda koos teise mereväelasega ning sõnumi saabudes oli näost näha, et midagi hakkab juhtuma, on vaja kiiresti reageerida. Oluline näidata, et me suudame siin kohal olla, see on meie kohustus. Kui meid on vaja, siis me reaalselt oleme päris inimesed, mitte numbrid paberilehel. Et meil võib olla väga hea eelhoiatus, aga meil võib olla ka üllatusi ja seetõttu tegelikult meeste valmisolek kiiresti koguneda, otsida need kitsaskohad üles, mis meil selle kogunemise käigus võivad olla ja maastikule liikumisel, et need tuleb kõik rahu ajal selgeks teha. Suur tänu kõigepealt nendele, kes kohale tulid, ka nende pereliikmetele, et loomulikult mingid plaanid lööb see sassi. See, mida iga õppekogunemine täidab, on see, et need pered, kes koju jäävad, saavad rahulikult magama minna teades, et Eesti riik on kaitstud. Selle õppuse raames oleme jõudnud hoida oma positsioone, siis hoida eemale vastast ning ka harjutada tankitõrje laskmist. Tankitõrje laskmine läks väga hästi, sihtmärk sai kõigil kordadel tabatud ning vastane eemaldatud. Tankitõrje laskmise all tunne oli võimas, vägev ja väga soe. Väga hullu midagi ei olnudki, et natukene oli vaja harjutada laadimist ja nii-öelda ohutustehnikatega, muidu oli täitsa okei. Minu ajateenistus oli 2013-2014 ja on küll muutusi. Väljaõpe on kindlasti erinev, mis oli mul, aga kattub ka paljusid asju. Tegemist on esimese lisaõppe kogunemisega sel aastal. Eelmine lisaõppe kogunemine toimus möödunud aasta novembrikuus. No mina olen saanud ainult positiivset tagasi, et nii algusest kuni lõpuni ei ole keegi mulle ette kandnud probleemist ega suuremast murekohast. See, mis esialgseks eesmärgiks oli, see kõik sai täidetud. Reservväelased tunduvad, et on rahul, ka tegevväelased on rahul, et üritus on korda läinud.